Tere kõigile, siin on Static Project. Täna me oleme Lasnamäel HC Gymis ning teeme koos Peetriga jalgu. Ehk siis trenn juba vaikselt käib ning kohe ma hakkan seletama. Esimene harjutus on meil siis sumo jõutõmme. Paljud võivad arvata, et see on pigem seljaharjutus, kuid ma leian, et see on ka jalgadele väga tõhus. Sest et me teeme seda kui soojendusharjutust, et siis saada aktiveerida kõik oma tuharalihas, lähendajad ning lihtsalt, et saada puus natuke tööle. Vot, et see on siis meie number 1 harjutus, kindlasti proovige. Väga hea selline jalaharjutus. Ei pea rasket olema, lihtsalt midagi, millega trenni alustate. Täpselt. Anda kõik kohad üles järgnevateks harjutusteks siis. Et kaks kõige tähtsamat asja, mida siis selle harjutuse juures vaadata, on see, et alaselg oleks alati nõgus, nagu näha. Ja siis samuti jälgida ka põlvetasandit, et põled oleks kogu aeg välja poole, et ei tuleks sisse poole. Et see ongi just see, mis viib selle pinge tuharasse. Nii, oleme teise harjutuse juures siis. Siin me teeme siis keharaskusega Ben Johnsonit, mis on siis tegelikult mõeldud siis alaselja pingieel tegemiseks. Aga me kasutame siin seda ronimispuud, kui selle nimi on ronimispuu igastahes. Ja siis oleme niimoodi põlvedega maas ja siis üritame siis oma hamstringidega ja siis nagu keharaskust tõsta. Et see on tegelikult paistab lihtne, aga see on tegelikult päris raske, et me peame isegi veel kätega natuke juurde andma seda inertsi, et siis jõuda seda harjutust teha. Nii, oleme jõudnud oma 3. harjutuse juurde, siis hetkel oleme siiani veel jala tagaosa juures ja me oleme siis vertikaalse jalapressi juures ning siin HC Gymis on siis minu teada ainuke vertikaalne jalapress üldse Eestis. Et tavaliselt te näete seda videotes, kus treenivad näiteks Gold's Gymis mingid profikulturistid, aga siin on see täiesti olemas. Teeme selle 6 plaadi naljaga ära. Midagi öelda. Oleme siis jõudnud 4. harjutuse juurde. Edasi nüüd liigume ree 4 pea juurde ja siis alustame lihtsalt istudes jalasirutustega, et saada lihase erinevaid kükkivaid liigutuseid veidi soojaks. Kui nüüd ausalt rääkida, siis kui te teete oma sõbraga jalgu ja kui te peale 3. harjutust veel normaalselt kõndida saate, siis te teete ilmselt midagi valesti. Hetkel me siis oleme nüüd oma 5. harjutuse juures, milleks on siis front squatid. Et meil on põhjust jalad juba väga läbi, et siin me kindlasti keskendume sellele, et me isoleeriksime lihas ära. Kasutame kerget raskust, teeme väga hea vormiga ning lihtsalt jah, et väga ei lõhu enam, vaid lihtsalt puhta tehnikaga. Nii, me oleme jõudnud siis oma 6. harjutuse juurde.
see on meie finisher, siis me teeme väljaasteid põhimõtteliselt terve HC Gym'i pikkuses, mis on siis umbes 70-80 meetrit. Lihtsalt ilma raskuseta, väga pikk seeria ja lihtsalt selline lõpuharjutus, et siis nii-öelda reie 4 pea ja 2 pea siis lõplikult ära piinata. God damn, see on nagu lõpuboss lihtsalt. Nii, aga me lõpetame oma trenni siis säärega, et teeme üks 5-6 seeriat säärt. Siin on selline masin, mille nimi on Eesel, et see masin on siis minu teada ainult siin saalis ja Viskar Evalis, et see on üks parimaid sääremasinaid. Kindlasti kui kuskil jõusaalis näete seda, siis treenige. Nii, trenn on läbi, liigume vaikselt siis kodude poole, et jällegi ma ütlen vist peale igat jalatrenni seda, aga jällegi see oli üks parimaid jalapäevi üldse, mis mul on olnud, et kuna jalapäev on lihtsalt füüsiliselt ja vaimselt nagu nii selline kurnav asi, siis kui teil on selline võitja tunne peale trenni, siis ilmselt te tegite väga hea trenni, et ma loodan, et te saite midagi uut teada. Teile meeldis see video ning juba järgmise korrani. Treenige jalgu, sööge kana. Ja subscribe'ige The Aesthetic Projectile. Just nii.